Robbie, väga raskelt 120 minutit on selja taga, aga me saame öelda, et üks samm on veel minna. Mis praegu sees toimub? Ei, sees on super tunne, et endal võib-olla ei ole seda 120 minti, et pidi siin viimasel hetkel sekkuma ja penaltit lööma, aga ma arvan, et teised võivad öelda, et tööd on nagu kõvasti tehtud, et väga kinnine mäng, võimalusi pigem vähe ja lõpus penaltitega see ära võtta on ikka super tunne. Kinnine, aga üsna võrdne. Jaa, võrdne pigem, et esimesel poole ajal oli meie palliga mäng võib-olla natuke parem ja teisel poole ajal hoidsid võib-olla nemad natukene rohkem palli, et võib-olla oli see tingitud ka mänguväljakust, et üks pool on selline natuke kevadine veel, aga jah, pigem selline kinnine mäng. Penaltid alati selline närvide mäng ja loterii, sina paugutasid kindlalt alla nurka, teadsid kuhu lööd? Ei, ikka jah, et trennis on harjutatud ja ikka sa valid endale parema poole, et kuhu sa tavaliselt lüüa tahad. Muidugi siin oleneb ka väravahise taktika, et kas ta hüppab ainult ühele poole või teisele poole, aga tavaliselt peab ikka ise kindlalt ära valima mingi poole, et nõrgalt ei saa siin lööma minna, et tuleb ikka täiega panna ja seekord läks päris hästi. Maikuus üks väga-väga tähtis mäng veel tulemas. Robbie, kui väga sa seda karikat tahad? Ma arvan, et ma räägin kogu meeskonna eest, et siin me nagu ikka, see on meie ainus pääseda Euroopasse, et siin nagu need sõnad ei saa isegi seda kokku võtta, et me lähme ikka nii tuhhiga panema, et sealt ei tule. Et on pandud? Et on ikka pandud jah, et kaotusega mitte mingil juhul sealt tagasi ei tule ja paneme täiega lõpuni, isegi kui peaks penaltite peale uuesti minema. Aitäh, Robbie, lasen su meeskonna juurde tagasi. Aitäh! Erki, see mäng oli nüüd üks kuradi mäng ikka küll. Mis need treeneri närvid seal pingil tegid selle 120 minuti jooksul? No, isiklikult enda kohta oskan nii palju öelda, et proovisin sundida ennast kuidagi rahulikuks. Mingitel hetkedel õnnestus see paremini, järgnevatel võib-olla mitte nii väga, aga väga palju häält ja selles mõttes tegema ei kippunud, et katsusin ennast seal vaos hoida, nii palju kui see võimalik oli. Mehed olid ka rahulikud väljakul, tegelikult kõik see 120 minutit, väga distsiplineeritud, väga külmad. Jah, ma ikkagi suures plaanis ütleksin, et asjad sujusid, et kui asjad nagu niisuguses suures pildis sujuvad, et siis ei ole ka väga põhjust närveldamiseks, ma arvan, ja tahtmist oli ja kõike, et siit täna nagu klubi jalgpalli suurpäevale pääseda. See on meeste jaoks väga-väga oluline. Siin ju spetsialistid juba arutasid, et Paidel oleks võib-olla mõistlikum kaotada. Treenerid ja mängijad sellist mõtteviisi ilmselgelt endale ligi ei lase. Ja neid spekulatsioone olen ka ise kuulnud, et minu meelest kas Soccernetis oli mingisugune diskussioon sellisel teemal, aga ei, kui võita on võimalik, siis, ja seda enam Florat, siis ma usun, et mehed näitasid sisu ja kõike, et täna läks ta penaltite peale, jah, mänguliselt ei õnnestunud väravat lüüa, nagu ütleme lahtisest mängust, aga ei muud midagi, üliõnnelik meeste üle, üliõnnelik võistkonna üle ja nüüd ei ole muud midagi kui meistrivõistluste mängud vahepeal, aga siis tuleb anda endast veel kõik, et sinna euromängule koht lunastada. Valmistume parimal võimalikul moel, aga vahepeal juba tuleb Floraga uuesti piigid ristata siin nädalavahetusel. No, lõpetuseks korra proovin sinu abil piiluda sinna tänase vastase kardinate taha. Kui sa nägid Flora algkoosseisu, üllatas sa sind ka, nad tulid ikkagi päris jõuliselt roteerides. Mingil määral. Nüüd on küsimus alati see, et eks nendel treeneritel on omad mõtted ja ideed, kuidas täna siit finaali nad tahtsid edeneda, aga ja võib-olla oli mingil määral vaadatud ka selle nädalavahetuse mängu suunas, aga täna ma ütleks niimoodi, et ikkagi pidi ka Flora oma kõik paremad pojad minu arvates peale panema ja kõik pidid andma ikkagi maksimumi, et siin ja ka sellest ei piisanud. Seekord ei piisanud, aga täiesti uus päev on tulemas pühapäeval, nii et kes nüüd paremini
ja targemini taastub ja nii edasi ja mingid muud nüansid siia juurde. Mis iganes, et see saab olema põnev jälgida, et mis seal pühapäeval saama hakkab. Nii et poistes on pidu iseenestes, aga need 2 päeva, mis jäävad siia, käiakse nööri mööda. Ja pigem nii, ma usun, et praegu hetkel riietusruumis kindlasti on meeleolud ülevad, aga juba homme siin on vaja edasi keskendunult tööd teha. Aitäh, Marki! Aitäh!